Tervist. Ostari Mall, se on nyt ingliskeeles. Ostoskeskus, centrum, ehkä ostari. Pihlajamäkis oli niisukunen. Erkiosk, kust sai mänguasju, kus sykisellä, kui kool algas, müüdi igasuguseid põnevaid asju lastele. Nad andsid välja sellise bukletti ja siis kõike seda oli hirmsasti vaja. Pinalit, kustutuskummid, kõik. Oli Erkioskis nagu super-puper. Lillepood, juuksur, pank, raamatukogu, selle raamatukogu riiulite asukohtasid mäletan ma siiani ja mis nendes riiulites oli lastele. Ja kui ma kasvasin suuremaks, siis ma läksin teisele poole riiulit. Seal olid juba noored täiskasvanud, young adults inglise keeles. Ja mäletan ka, kus oli geograafia. See oli jube põnev. Minu internet oli raamatute sari meie maakerast. Entsüklopeediad. Ai, need olid põnevad lugemised. Ma armusin Londonisse. Nii kihvt. Minu esimene armastus kindlasti oli inglise keel. Jumal, muidugi oli inglise keel. Ja siis rootsi keelt me õppisime, see oli minu esimene võõrkeel, aga rootsi keele suhtes mul ei olnud mingisugust sellest wow-efekti. Inglise keel. Ja inglise keelega sai tutvuda kergelt ka seal Erkioskis. Videokassetid tulid mingi hetk ja videolaenutus koos videomakiga toimus sealt Erkioskist. Enne kui inimesed hakkasid ostma endale videomakke. Ostari oli koht, kus oli veel ka niisugune asi nagu Chemicalio, kust sai osta. Ma ei tea, mida täiskasvanud sealt ostsid. Seal olid Smurfid olid seal ja mänguautod ja minu elu esimene Lego. Nafta. Puurimistorn. Just uhke Lego, et ma oleks nõus minema hambaarsti juurde. Ja aitäh ema. Ja olen tänulik siiamaani. Nüüd ma saan juba osta Legosid enda raha eest. Ja Kivitasku oli selle Ostari otsas. Pihlajamäki Ostari otsas nüüd Lapimaa poole, mitte kesklinna poole. Siis buss number 71 peatus seal. Too koht oligi selle bussi lõpppeatus. Sellega sai kesklinna ja kesklinnast Pihlajamägisse. Aga see Kivitasku oli ehitatud niimoodi, et hästi suured klaasist seinad üleni. Klaasist seinad, kust sai vaadata välja. Ja mul on niisugune tunne, et ema oli õnnelik seal, kui vahel istusime. Mina, ema, õde. Et see oli selline hetk, kui ta sai ka lubada endale natuke vabandust. Kui ta sai lubada endale natuke linnamelu, mis sest, et Põhja-Helsingi äärelinna melu, aga ta oli ikkagi linnamelu. Ema on ise Jyväskyläst pärit linnast ja ta teab, mis on kohvikukultuur. See oli minu esimene kokkupuude kohvikutega. Kusjuures. Ma ei ole mõelnud kunagi selle peale varem. Natuke hiljem see Kivitasku
pandi kinni. Aga ilus oli. Uhke tunne oli Ostarit külastada. Mina, ema ja minu õde. Isa oli tööl. Lihtsalt. Isa toimetas seal Ostaris öösiti või õhtuti. Ta oli kojamees ja tema töö oli ka lukku panna mingisugused väravad seal Ostaris. Ma isegi ei saa täpselt aru, kus need väravad olid. Praegu ei tule meelde. Ju olid mingid väravad, et sinna keegi ei jääks öösiti magama, tuiama. Pihlajamäen Ostari. Aastat oli 1970. 6, 7, 8, 9, 1980, 1981, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siis kolisin minä sieltä ära koos oma perega. Ma käisin seal katusel ka. Aga mitte eriti, sellepärast että Kruus oli seal katusel. Isa ju oli see, kes valvas seda omamoodi tema see ettevõtte, mis isa oli kojamees, töötas selles ettevõttes, mis valvas toda Ostarit. Üks restoran oli seal ka, üks nakki kioski, väike putka, kust müüdi purksi viinereid õhtuti. Nad avati õhtul. Ma ei saanud sellest loogikast lapsena aru. Kust mina teadsin, et suured inimesed tahavad, neil öösiti kõht tühjaks läheb. Eriti kui nad on mõned õlled joonud. Ei, seda mina ei tea, ei mäleta. Minu jaoks see Ostari oli suur ostukeskus lapsena ja kõige tähtsam oli see kivitasku. Tagantjärele mõeldes. Sealt algas minu kokku.